mõtlevad ka asju välja. Kuku või pikali. Nojah, aga sellel siin pole päris vigagi. Selline erootiline. Nojah, aga talle istub see küll nagu sadul lehma seljas. Mulle sobiks. Ja aga kuhu ma läheks sellega? Surnuid ahvatlema. Andke andeks. Siin neetud surnu kuuris ega mõte kui muud kui ühte rada. Harjutused rindadele. See on täpselt see, mida mul vaja. Muidu hakka teisi ju mikroskoobiga taga. Mina otsin ja sina otsin. Nii. Kuidas see käib? Aha. Nii, tõstan parema käe üles. Issand jumal. Minu rinnad niimoodi krikisevad. Ei, jumal tänab, nüüd polnud minu omad. Hiired või? Hiired, lasevad ringi nagu metssead. Äkki on rotid? Issand jumal, peaks neile mingit mürki vaatama. Jah, nii. Ei, ma ei saa, ma pean oma rohukest võtma. Valituulike, korvaoolike, piparmündike. Ja mulle öeldi, et töö siin on vaikne, rahulik, kontingente vaikne, millegi üle ei kaeba. Aga no närvid. Hei, mulle aitab. Katame kuulmise. Nii, kuidas siit edasi, jah. Kus ma olen? Mingisugune kontor või? Äkki on kainestusmaja? Au! Kas mina olen ainus purju sind kogu linna peal või? Või mingi kuiv seadus välja kirjutatud? Aga ma ju jõingi eile ainult kuiva siidrit. Nali. Nii külm on. On raisad. Oleks mingi väikse tekigi inimesele peale panda, aga ei, külmeta, püüa kopsu põletikku. Surnukamber number 5 päevaraamat. Sa oled ennast surnuks joonud, Victoria. Täielik mälukaotus osalise intellekti säilimisega. Au, on siin keegi? Kuigi mis elusad inimesed siin surnukuuris ikka olla saavad. Au, kuku! Issand! Mis asi see on? Justkui ei hinga. Mis surnukuur see niisugune on? Korralagedusega mitte surnukuur. Igast laibad vedelevad siin jalgade all. Elusatel inimestel mitte kuhugi astuda ei ole. Millest joodikud tuigerdavad siin ringi? Rahu, sina oled juba peaaegu kaine. No ma ei tea. Vajadusid eest ära tõmmata, nii ebainimlik on olla siin nii.
isa seal, ei tule lähemale. Vabandage, aga te olete ju laip. Oota, mida? Laip räägib seda praegu või? Kui te surnud olete, kuidas te rääkida saate? Mingi uni või? Mis uni? Kuule, aga võib-olla see on tõesti uni. No nii-öelda igavene uni. Aga mind näete te sellepärast, et olete samuti surnud. Kes? Aga kus ma olen? Eriti imelikuks need laibad läinud. Ise on teise ilma kolinud ja nüüd pärib siin. No teises ilmas oled, noh, teispoolsuses. Ja kes teie selline olete? No vaadake, siin on nüüd juba päris mitu varianti. Kas alles laip, juba laip või lihtsalt laip? Te tahate öelda, et ma olen juba kõik? Ei saa olla, kuidas niimoodi? Noh, äkitselt, noh. Ei, ma ei taha. No mis te nüüd? No kuulge, kõik ju peavad selle teekonna ükskord läbi tegema. No oleks veel, et midagi on taga igatseda, aga mis see meie praegune elu üldse on? Muudku osta seda, müü toda. Aga mis muret on surnul? Ainult üht väikest kirstukest ongi tarvis. Kirstud on teate kui kallid. No kuulge, ega teie seda kirstu ei pea ostma hakkama. Kes siis? Teie abikaasa ostab. Aga teie lamate kirstus, hambad laiali. Ei mingeid muresid oma tühise ihu katmise või toitmisega. Abikaasa toob lillekesi haua peale ja... Muide, kas ta teile abielu ajal ka lilli kinkis või? Ma ei saanud abikaasaga jumalagagi jätta. See on talle kindlasti kohutav löök. Löök, jah? Kuule, ta kindla peale ohkab praegu kodus kergendusega. Ise elasid, nüüd lase teisel ka elada. Vabana. Ei, aga pidage, kuidas see üldse juhtuda sai? Ma olin ju täiesti terve. Just nimelt, olid. No, mis tervises siin meie ökoloogia puhul üldse saab juttu olla? No, mullas on need herbitsiidid seal herbitsiitide otsas. Ajavad neid pestitsiite taga seal. Õhus on, vabandust väljenduse eest, gaasid. Vees on kurat teab mis. Igatahes haagaksood ei ole seal enam väga ammu olnud. Nii et palun väga, me oleme kaelas saadik igasugu rämpsu täis topitud. Ja, aga ma tegin ju võimlemisharjut rindadele. Aga alkoholi ka ei kuritarvitanud. Teate, ma jõin seda, mis see nüüd, kindla korgikasja, Pitteri palsamit. Kui andetult te oma raha kulutasite? Kindla peale oli teil südamerabandus ja sussid püsti. Issand, kui vulgaarsed väljendid teil on. Ja kas teil tõesti pole midagi kahetseda? Kuidas saate siuksel hetkel, ma ütleks, traagilisel hetkel see nalja teha? Kahetseda? Ei. Vaat minul on just mida meenutada. Aga keda te kavatsete siin muidu selle nutulauluga üldse härdaks teha? Seda tobedat vikatikandjat või? Uskuge mind, tema vilistab igasuguse nutulaulu peale. Parem ma võtan teda vastu püstise pea ja roosade põskedega kui siniseks tõmbunud kahvatu näoga. Kuulge, ma küll ei näe üldse laiba moodi välja. Ja sinakat varjundit mul ka pole. Mäss, sa tahtsid kohest efekti või? Kuule, paar päeva läheb enne aega, kui hakkab sinakaks tõmbuma. Sa peaks hoopis olulisemate asjade peale praegu mõtlema. Palun, istu. Kas sul on surnuaias koht valmis vaadatud? Surnuaial? Nojah. Ei. Aga surnud sugulased? Ma olen kuulnud, tänapäeval on kombeks sinna surnud sugulaste peale kolida või pui. No, lasta ennast matta sinna surnud sugulaste peale. Minu sugulased on kõik elus. Vaat, siis jääb üle
ainult kreematorium. Elusalt põleda. Esiteks, mitte elusalt, vaid surnult. Ja teiseks, no ma ei tea, minu arvates parem üks kord elus eleda leegiga põleda, kui kaua ja tüütult mädaneda. Kuule, kas teil mingit teist teemat ei ole jutuajamiseks? Ja üldsegi, miks me siin oleme? Kus on paradis, põrgu, valgustatud tunnel, kas või midagigi, mis meenutaks hauatagust elu. Aga äkki me ootame siin? Keda? Mitte keda, vaid mida? No kuni meile järele tullakse. Teate, kui palju inimesi tänapäeval lihtsalt sureb? Ja. Kindla peal on mingi järjekord. Vabandage, kas te olete viimane? Mina? Ma arvan küll, jah. Siis olen mina teie järel, tohib, jah? Jah. Issand, õudselt ei meeldi oodata, ma hakkan kohe närveerima. Aga mis te närveerite? Kõik on juba möödas ju. No ja, aga mida siis teha? Ei, nüüd ei ole enam mitte midagi teha. Nüüd tuleb istuda, puhata. No tulge, rahunege siin. Muide, äkki saaks tuttavaks? No viimasele teekonnale läheme ikkagi koos. Victoria, omadele lihtsalt Vika. Veera. Veera. Veerotška. Kujutad ette, Veerotška, kui rabavalt su nimi hakkab välja nägema graniidist hauaplaadil. Kuldsete tähtedega on peale kirjutatud tänulikelt järeltulijatelt. Mul ei ole veel lapsi. No teeme siis niisuguse tekstiga. Mälestus, au ja kuulsus igaveseks. Aamen. See tuli iseenesest. Ma ei ela nii kaua. Kuule, mitte ei ela, vaid sure. No, teeme siis niisuguse tekstiga. Veerotška, sa jääd igavesti elama meie südametesse. Ei tea, kuidagi liiga ametlik. Nagu soojust on vähe. Tead, sul ei saa ka millegiga meele järgi olla. Ma ei tea, kujunda ise endale see hauaplaat. Muide, kas sul endast mõni pilt on? Pilt? Nojah, no midagi, mis kõlbaks siia hauaplaadi peale panna. Ei ole. Passipilt on. Passipilt? No ma ei ole eriti fotogeeniline ja figuur pole ka päris see, Miks? Kuule, minu arust on sul päris hea figuur ju. Jah. Ja sa oled selline majanduslikult kasulik eksemplar. No selles mõttes, et saab kirstu väiksema teha, hoiab madalama. Et hoiab materjali kokku ja kuule, riietele läheb ju ka jälle vähem kangast ja jälle kokku hoid. Oi, aga mul ei ole kirstu midagi selga panna. Kuigi alles hiljuti ma ostsin endale kasuka. Kasukaga kirstu? Nojah, nalja teed või? Kui keegi ei lähe kasukaga kirstu, palav võib hakata. Palav? Selle peale ma ei tulnudki. Aga siis mul on uus ujumiskostüüm, siuke rõõmus täpiline. Täpilise kostüümiga kirstu? Nalja teed või? Kuule, oleks midagi ühevärvilist, no mingi pruun või must või, no võt siis ma saaks aru. Täpilise kostüümiga. Tead, tegelikult see on meil üldse selline nõukogudeaegne komme. Jätta kõik asjad kuidagi pärastiseks. Et keegi kuskil kunagi nii ei saa. No ja, aga kõik see juhtubki ju äkitselt ootamatult, Vat selle eest peakski hakkama inimesi ette hoiatama. Meil on ju need autokoolid. Alguses lähed, õpid sõitma,
teed eksamid ja palun väga, kui on paber ette näidata, mine juhi. Aga surema mitte keegi pole ette valmistatud. Vaat mina mõtlen, et siin äkki peaks ka ikkagi hakkama mingeid koolitusi tegema. Et kui sul ei ole paberit ette näidata, raiske roni surema, on ju? Seda ma ju räägingi, et ma täitsa roheline pole veel küps. Äkki nad siis mind ei võtagi. Aga miks sa minu käest küsid? Mina tean täpselt sama palju kui sina. Jätad sellise elukogenud inimese mulje. Nagu oleks korda 10 surnud või? Aga miks see nii on, Loogiline mõtlemine. Kurat, ma hakkas pea volutama. Kuule, äkki on surnutel kahjulik mõtelda? Kuule, surnutel pole enam miski kahjulik. Esimene mõistlik mõte su suustele. Nii volutab. Peaks mingit rohtu võtma, ma enne nägin siin mingid pudelikesi. Kuule, anna mulle ka sealt midagi. Mul käib pea nendest uudistest nii ringi. Seda. Ja palju panna võib. Nii. Kõks mu lill. See meenutab mulle midagi. Mida? Minu unerohtu. Ma olen heidan pikali. Äkki natukenegi rahune. Vabandage, kes teie selline olete? Kes see? Kus kohas? Ma läksin Voovaga kuhugi. Kus ei tea Voovat või? Ei tea ja ei tahagi tunda. Issand, sinu õnn, ma ütlen. See oli ikka haruldane kaavakas, Jäts mind maha ja joots mind täis. Või selles mõttes, et kõigepealt joots mind täis. Ja võt siis jätsid maha ka veel. Oot. Ärkan mina üles. Külm. Jalgade all vedelevad laibad. Kuule, sina olid üks nendest laipadest ju. Su nimi oli see Veerotška. Ja sina olid Vika. See polnudki siis uni. Kuule, mis uni? Vaata mind. Silmades külmus, jalaküljes lipik. Tüüpiline laipade sugukonna esindaja. Muide, ega sa ise eriti parem välja ei näe. Mina ja surnud? Ei, see on küll mingi nali. Ei, sina küll surnud meil ei ole. Sa lihtsalt jalutasid siin lähedal, vaatasid. Surnukuur. Nii mõnus jahe koht jalutamiseks. Mõnus olla seal sees kohe. Jalutaks seal päev läbi, tead. Palun, surnukamber number 5 päevaraamat. Tema pole surnud. Surnukamber number 5. Surnukamber number 5. Mina ei ole kohe kindlasti surnud. Mina töötan siin sanitärina, nii et mina ei ole kindlasti surnud.
Mida sa siis vedelesid siin nagu vana laip töö ajal? Ma ei vedelenud, ma lamasin. Ma pidasin sind viirastuseks. Kuigi see on surnukuur, siis elusaid laipu kohtab siin harva. Minul oled sa esimene. Kes ma siis olen üldse? Eluslaip või viirastus? Ma olen omadega täiesti läbi. Ikka kuule. No. Kuule, aga näpistame. Miks? Kas me üldse tunneme midagigi? Ma ei tea. Proovime. Jaa küll. Jaa! Mitte nii kõvasti. Ega sa ise ka leebem polnud. Jaa küll. Kuidas ma siia sattusin? Sa rääkisid midagi joomingust. Äkki tõmbasid nosu täis, jäid aia äärde vedelema ja toodigi laiba pähe siia. Aga kuidas see arst sai minu surma konstanteerida? Kuule, ma imestan, et ta ise enda surma pole veel konstanteerinud. Tead, joob endal hommikul nosu täis ja siis laseb automaatpiloodil end juhtida. Kuidas siukest üldse tööl hoitakse siin? Mitte keegi ei kaeba. Sina oled esimene. Kuule, ole õnnelik, et sa veel siin ärkasid, mitte krematooriumis. Ja vaja vähem juua. Kuule, ma ju tegelikult üldse ei joogi. See juhtus sellepärast, et ma lihtsalt ei olnud ammu harjutanud. Pole midagi. Kõik on hea, mis hästi lõpeb. Ma isegi ütleks, et mis ei lõppegi. Ai. Peaksin koju helistama, nad kindlasti muretsevad seal mu pärast. Kas ma tohin su telefoni kasutada? Jaa, palun. Jah. Aga kuule, ära sa neile ütle, kus sa helistad. See ei tööta ju. Kuidas see ei tööta? Anna mina. Täitsa tumm. Juhuks noaga läbi lõigatud. Pole midagi. Siin ümber nurga on telefoniautomaat. Sealt saad ka helistada. Seal või? Jah. Kuule, kuidas ma niimoodi välja lähen? Mõni võib mõelda, et ma olen hullumajast ära põgenenud. Viivad mind tagasi sinna. Kuule, mida sa naerad? Mõni võib mind seal ära ka vägistada. Okei. Riided on seal ees ruumis. Sul üldse olid riided või? Loomulikult olid mul riided. Mul oli selline ilus triibuline kostüüm. Nagu vangil. Ei, seda pidi triibuga. Kinni. Mingi kellegi rumal nali või? Seal on tagavara väljapääs ka. Vaatan seda. Mis sa seisad nagu soolasammas? Tule aita lükata. Ei no tore. Surnukuuris luku taga. Vaikne kena kohake, kõige kallim. No kuule, kaua võib siin niimoodi istuda? Ära on tüüdanud juba. See kell üldse on? Seisma jäänud. Sai vist põrutada, kui ma minestasin. Sul endal kella pole või? Ei ole! Mul on ainult see lipik. Number 13. Kuule, siukse numbriga sa isegi surra inimese muu. Mida see kõik tähendab? Ma ei tea. Kuule, aga äkki prooviks selle ukse maha lõhkuda? See on lootusetu.
Need on soomustatud. Soomustatud uks. Surnukuuril. Issand jumal, mis riigis ma elan? Mille jaoks on vaja surnukuurile soomustatud ust? Et laibad minema ei roomaks või? Kuule, äkki mõni varastab laibad ära. Ei, see on endine pommivarjend. Kui tuuma, keemilise või bakterioloogilise relva kasutamise tagajärjel tekib nakatumisoht, siis hakkab tööle kaitsesüsteem ja uksed blokeerivad väljapääsu automaatselt. Sa tahad öelda? Ei, mina ei taha midagi öelda. Ma lihtsalt konstateerin fakti. Aga äkki siiski juhtus see kõik juhuslikult? Juhuslikult, jah. Kuule, aga telefon ka lõigati juhuslikult läbi või? Issand, kui õudne hakkas. Ainult mitte seda. Kõik oli justkui rahulik. Jaa, kuule, palju sellele Venemaale vaja on, et kõik enam õues nii rahulik ei oleks? Issand, mida me teeme nüüd? Mis me teeme? Minul ikka veab. Mis mõttes? Surnukuuri number 5 ja veel iseenda valves oleku ajal. Tead, ma mõtlesin, et kõik palju hullem. Oota, mis mõttes hullem? Kuule, aga me peame mõtlema, mis saab. Mõtleme. Käes! Me peame võimalikult kaua vastu pidama, kuni meid siit ära päästetakse, eks? No aga mida meil on selle jaoks vaja, et meid ära päästetaks? Mida on kahel naisel vaja, et vastu pidada? Kas meil vett on? Kraan! Jumal tänatud! Kraan on olemas! Pesen ennast puhtaks. Stopp! Kuule, see vesi võib ju nakatunud olla. Selle peale ma ei tulnudki. Järelikult meil ei ole siis vett, jah? Järelikult meil ei ole vett. Siis on jama. On! Meil on terve kannu täis vett. Ma hommikul valasin. Vesi, me oleme päästet! Ära maura! Jaa, sul on õigus. Vesi on nüüd küll kulla hinnaga. Ei joo kannust. No. Nii kange joogi jänu oli. Kuidas on lood nende toiduvarudega? Toiduvarudega? Meil on üks võileib. Ja siis on natuke soolapekki ka. No nii-öelda puutumatu tagavara. Issand. Kuule, kuidas sa suudad siin üldse süüa midagi? Tead, ma mõtlen, kui ma oleks nälga suremas, no siia ma ikka sööma ei tuleks ju. Kuule, ma ei tuleks isegi tööle siia, kui ma oleks nälga suremas. Tead mis? Mina teenin oma raha ausalt, mitte ei vedele aias nagu mõne. Esiteks, ma ei vedelenud, vaid lamasin. Ja teiseks, kuule, ma oleksin võinud päriselt surma saada. Aga sina? Kus sa sadasid küll minu kaela peale? Enne sind oli kõik nii vaikne, rahulik. Kõik surnud oli ilma pretensioonideta. Nii kui sina välja ilmusid nii hunnik ebameeldivusi. Esiteks, ei ole ma surnud. Ja teiseks, kuule, mis mina üldse siia puutun? Mina loopisin seal õues neid pomme laiali või? Kust mina tean, äkki oled mingi terrorist? Ahaa, väga naljakas. Kuule, äkki sa panid ise need uksed kinni ja üritad meid siin nüüd lolliks teha? Mis sa arvad, et mul pole tõesti mitte midagi muud teha või? Äkki ma rikun teil siin seda aruandlust,
Teil on ju lihtsam inimesed elusalt maamulda kui hakata paberi peal parandusi tegema. Bürokraadid niisugused. Tead mida? Meil on siin neid laipu, nii et lao või riita. Kah mul väärtuslik laip. Mul pole tarvis sind ei elusana, surnuna ega mingil muul moel. Samad sõnad sulle. Veerotška, aga äkki me olemegi viimased inimesed maa peal? Ja äkki meie sinuga peame kahekesti võtma tsivilisatsiooni raske koorma oma õlgadele? Oled sellele mõelnud? Meie sinuga kahekesi. No äkki nii tähtsa missiooni eel tasuks sõlmida vaherahu. Peab leppima sinuga kui millegi ebameeldivaga ja möödapääsmatuga. Kuule, sul on vist kõtti. Kus sa teadsid? Telepaat. Sa jagad seda värki vä? Kõht kuris. Kuule, Vika. Kas sa rääkisid nendest viimastest inimestest tõsiselt? Kõik võib olla. Ei, ma mõtlen, et miks on Jumalal vaja alles jätta 2 naist? Noal oli ka igat looma 2, aga üks oli emane ja teine isane. Mis meilt võtta on? Me oleme mõlemad emased. Vist. Kuule, Jumalast on teinekord väga raske aru saada. Äkki ta sellepärast jättis 2 naist ellu, et sõdasid enam ei oleks? Ma nägin ükskord ühte ulmefilmi. Seal kasvatati katseklaaside sees väikeseid tüdrukuid. Väga põnev film oli. Kui kas sa sellest bioloogiast jagad midagi? Muidugi, ma olen ju meedik. Kuule, kuidas nad seda kunstlikku viljastamist teevad? Kunstlik. See on muidugi kunstlik. Aga ilma meesteta ei saa seda teha niikuinii, noh. Jah. Issand! Noh, võta ometi toru! See on ju sinu töökoht! Hallo! Jaa? Nii? Noh, mis on, kes helistas? Ma ei tea. No kas oli meeshääl või naishääl? Meeshääl vist. Jumal tänatud, sa oled vähemalt ühe mehe ellu jätnud. Nii, mis see mees ütles? Et nad sõitsid juba välja ja varsti on nad siin. Milleks? Kas nad tulevad mingi laiba järgi või? Ei, kui laiba järgi, siis nii ei räägita. Noh, nad tulevad siia minu juurde. Ei, see tähendab meie juurde. Vahet pole, vähemalt telefon hakkas tööle. Ma proovin uuesti koju. Aga see jälle ei tööta ju. Aga äkki see on spetsiaalselt nii, et töötab ainult sisse helistamisel? Kinni.
mingi müstika. Tead, ma tunnetasin seda ette, et see kõik ei ole niisama. Millest sa räägid? No vaata, ma pean sulle üles tunnistama, et no alguses ma lollitasin, mängides siin surnut ja noh, kõik see värk. Lollitasid? Nojah. Kas sa siis ei tea, et selliste asjadega ei naljatata? No aga mis ma pidin tundma, kui ma seal peal üles ärkasin? Kena nali, eks? Ma tahtsin sulle tagasi teha. Mis mina siia puutun? No aga alguses ma ju ei teadnudki, et sina siia ei puutu. Hea küll, las ta nüüd siis olla. Sa ennist ütlesid, et sul on üks mõte. Jaa. Vaata aga, kui see siin kõik on hoopis tuleviku ette nägemine. Sa tahad öelda, et... Ma ei taha mitte midagi öelda, aga minu arust on veel hullem teadmatus. Aga kuule, ma mõtlen, et kuidas seda kontrollida? Noh, seda, et kas me oleme juba surnud või me veel ei ole päris surnud. Kui meie oleme juba seda samust, no siis praegu me oleme ju hinged. No siis meie kehad vedelevad kusagil seal. Seal? No mine ja vaata siis. Mina küll ei lähe. Mine sina. Ei, mina ei lähe. Kuule, sina ju töötad siin. Sa oled enne ka neid laipu näinud. Enne olid võõrad, aga nüüd on ju omad. Mine sina. Ei, mina ei lähe. No ma ei tea, oleme koos siis või? Lähme koos. Seltsis on ju julgem. Lähme. Mina ei taha. Rahune. Mõtleme loogiliselt. Kui meie oleme elus, siis on need siin lihtsalt kellegi rumalad naljad. Me peame ootama ja vaatama, millega see pull meil kõik lõpeb siin. No jaa, aga kui me pole päris elus, seda enam peame me ootama ja vaatama, nii et teha ei ole ikka mitte midagi. ma ei saa niisama käed rüpes istuda. Peaks midagi tegema. Kuule, ega sul suitsu ei ole? Mis siis? Ise ütlesid, et peame tegema midagi. Teeme suitsu siis. Jah, teeme suitsu. Okay. Tule siia. Mõtlin ka vahest salaja tee. Jah. Mis sul hakkas? Ma ei tea, ma mõtlen, et kui nüüd ikka tuleb viimne kohtupäev, siis suitsetamine see on ju patt. Kuule, kui tuleb viimne kohtupäev, siis sa oled nagunii juba pattu teinud. See siin ei oma enam mingit tähtsust. Sa võid rahulikult anduda elu kõigile mõnudele. Pardon, surma mõnudele. Hea küll, rääksid kogu päev. Sa oled ikka imelik, Veerotška. Mis aru, üks suits sees või taga? Vahet seal on. Sa võiksid praegu hoopis olulisemate asjade peale mõtelda. Sa võiksid isegi palvetada, kui sa tahad. Mind sa sellega ei sega. Miks sina oma patte andeks ei palu? Sul pole midagi kahetseda.
kahetse või ära kahetse, nagu nii satud sinna. Ei läinud mul elus nii, nagu peab. Vaevalt olin jõudnud mehele minna. Juba lahutasin. Ülikoolist visati mind spikerdamise pärast välja. Aga pärast seda hakkas elu keerlema ja pöörlema ja lõpuks ma ei saanudki enam selle karusselli pealt maha. Aga vähemalt nägin elu. Perse, mis elu see oli? Ära nüüd nii ikka ütle. Kuule, ma mõtlen, et äkki nad spetsiaalselt ei tulnud kohe siia. Äkki nad annavad meile veel ühe võimaluse. Mis sul viga rääkida? Sa oled nagu nii oma elu elanud nii, nagu ei ole kristlasele kombeks. Kindlasti käisid tööl koidikust koidikuni ja. Iga pühapäev käisid kirikus ja mõni ei vahel. Elasid oma elu ühe mehega ja. Äkki sa isegi ei petnud teda? Parem oleks kui sedasi. Kuidas? Ei taha rääkida, jah? No ära räägi, ega mina ei sunni. Ikka? Kas ma võiks sulle pihtida oma patte? No nagu vaimulikule. Mulle? Jaa, oota üks hetk. Nii, ma olen üks suur kõrv. Ma olen teinud aborti 2 korda. Esimest korda ma olin väga noor ja juhuslik poiss oli ja... Edasi võid mitte rääkida, ma tean, mis edasi juhtub. Kuule, kas tema vähemalt teadis? Ei, milleks? No aga see teine kord? Teine kord oli juba abielus olles. Me elasime nii vaeselt ja üürisime tuba. Ma mõtlesingi, et miks sellisesse vaesusse veel lapsek. Aga tead, mul on seda lapsukest hiljem unes näinud. Kui väljas on kõva torm. Keegi koputab ukse. Selline vaikne hääleke hüüa. Ema, lase mind sisse, ma kardan. Ukse lahti ja seal ei ole mitte kedagi. Ärkasin üles ja ulusin nutta. Tead, ma olen kuulnud, et mees, kellest sa aborti teed, sellega sul enam elu pole. Mina loll ei uskunud. Naine maksab abordi eest juba oma elu ajal. Pärast seda veel enam. Ja, lapse eest maksab ka. Ma mõtlen, et tänapäeval teevad päris paljud naised aborti. No lihtsalt ei ole enam mehi, kellele sünnitada. Ka mul oli veel hullem. Kui ma rasedaks jäin, siis hakkas mu pull mind petma. Ta isegi ei varjanud seda. Siis ma saatsin ta kuu peale. Ja tead, ta läkski. Aga minu tütreke sündis surnud. Nabanöör oli ümber kaela. Räägitakse, et nad seal tunnevad neid asju ette ja justkui ise poovad ennast. Kas nemad seal saavad siis sellistest asjadest aru? Nemad seal saavad sellistest asjadest väga hästi aru. Isegi paremini kui meie siin sinuga. No, vahel olen mõelnud, et ma oleksin ka võinud hoopis aborti teha kui sedasi. Mina oleksin vähem kannatanud ja mu tütreke ka. Aga sa oled ju täitsa märter ja kannatuste eest antakse väga palju patte andeks. Minul oli pärast seda juba ükskõik. Issand! No võta ometi toru, aga uri neid seekord kõik korralikult välja. Ise võtagi sinu kord. Võta, muidu ei jõua. Halloo? Jaa. Nii. Vabandage, ma tahtsin ainult... Noh, kes see oli? Ma ei tea, aga ta ütles, et nad on ikka veel teel. Ja et me ei teeks mingeid rutakaid samme, et endale mitte kahju teha.
ootad. Kui me võime endale kahju teha, siis ei ju tähendab ainult seda, et me oleme elus. Elus ja mis samme need surnud ikka teha saavad? Seda enam, et rutakaid. Kuule, aga see meenutab küll mulle midagi. No? Ta kõnemaneer on nagu arstil, on ju. Ärge muretsege. Aga kui jalg kaelast saadik maha võetakse, siis milleks teil seda jalga vaja oli? Kuule, Vika, sa ju kuritarvitasid alkoholi. Kuule, lõpeta ära! Ma ainult natukene. Natukene, mitu korda. Sul on deliirium, kullake. Oota, mida? Kuule, ega sul juhuslikult katus ei sõida? Muidugi sõidab. Töö on närviline, üleväsimus, stress. Kuule, siin ei seisa ükski katus paigal. Head lähtekohta mäletab ja kaugele ei sõitud. Oota, mida sa tahad öelda? Et me oleme hullud? On 2 varianti. Kas meie oleme hullud või on teised veel suuremad hullud, kes peavad meid hulludeks? No oletame. Aga miks meid siis siia kinni pandi? Maniakaal-depressiivne sündroom. Me oleme sotsiaalsed ohtlikud tüübid. Kuule, siis pannakse inimesed hullumajja, mitte siia. Siuke ravimeetod. Aga mida see lause tähendab, et endale mitte kahju teha? Noh, et sa ei jookseks peaga vastu seina ja ei rikuks ühiskonna vara. Kas sinu pea on ühiskonna vara või? Ei, see sein või see kuradima uks. See vä? Jah. Kuule, mis hull ma olen? Ma ju mõtlen kainelt. Kuule, mõne asemel ma küll vaikiksin siin kainusest. Kellel siin alles oli idee hauatagusest elu? Ahaa, väga naljakas. Aga kes korraldas tuumatalve siin mõttetus surnukuris, Noh, seda minagi. Sina oled skisofreeniline paranoik, mina paradoidaalne skisofreeni. Issand, see kõlab nii idiootselt. Kuule, ma arvan, et see ongi tõsi. Sa oled ju meedik. No ma saan aru, et mingi faas läheb kuskilt paigast ära. Kus kohast? Milline faas? Millal tagasi tuleb? Ma ei tea. Ole ju psühhi. Kuule, aga äkki sul on jälitusmaania? Missugune maania? Aga sul ei ole vahest tundunud, et keegi jälitab? Jälitab? Ja mul on niimoodi olnud. Lähen linna, panen miniseeliku selga ja kohe hakkab mingi vend järgi käima. Muidkub käib, jälitab. Ja kui pika seeliku? Oleneb, kui on lõhikuga, täpselt sama jama. Näed, püsivate assotsiatsioonidega kinnisi idee. Vähemalt minuga on nüüd selge. Huvitav, miks nad sinu siia kinni panid? Ma ei tea. Mina olen justkui normaalne. Normaalne. Kuule, kõik hullud peavad ennast normaalseteks. See küll midagi ei tähenda. Ega sa mingeid hääli pole kuulnud? Olen küll. No joo lisa. Tead, nii kui uude majja kolisime, nii hakkasin kuulma. Aga tead, kui püüan kuulatada, vaat millest aru ei saa, vaat sellest on kahju. Järelikult kuulmisallutsinatsioonid siis. Jaa. Meid vaeseki. Aga ma ei taha hullumajja. Ole nüüd.
mis sinul seal viga? Pikutad, puhkad, aga vaata personalist on küll kahju. Nemad rabavad ööd ja päevad, aga patsiendid aina kaebavad. Mis sa arvad, mille pärast mina surnukuuri tööle ära tulin? Sest surnud patsiendid on 100 korda paremad kui elavad. Ma tean, mis sul viga on. Noh, nekrofiilia, seksuaalne kiindumus surnutesse. Sa oled hulluks läinud või? Ma isegi neid sõrme otsagagi puudutanud. No tähendab platooniline nekrofiilia, õnneks esimene staadium alles. Tead, sinul on juba viimane. Tead see, kellel missugune staadium on, see pole sinu asi otsustada. Sa ei ole mingi psühhiaater. Aga huvitav, kuidas nad kontrolli teostavad meie üle? Äkki nad praegugi jälgivad meid? Siis me peame ju näitama, et me pole lootusetud, et me oleme paranemise teel. Jaa. Ma ei hakka enam kunagi jooma. Ja mina lähen surnukuurist ära juba homme. Täna. Ja mulle on vastik isegi alkoholi lõhn. Minule on vastik nende lõhn. Ja tõestuseks astun ma karskaste ühingusse. Aga mina lähen tööle kõige masendamasse kohta, kiirabisse, analüüside vastuvõtjaks. Ja mina? Issand, äkki nad kuulsid? Võta ametitoru, räägi temaga nagu meedik meedikuga. Halloo? Palun, kas te ei ütle? Noh, mida arst ütles? Minu meelest see ei olnud arst. Ütles, et nad viibivad tulekuga ja kuni on veel aega, peame me ära otsustama ja tegema oma valiku. Otsustama mida? Ei tea. Valiku. Kuule, aga kui meid oleks hulludeks peetud, siis ju nii poleks öeldud, sest hullud ju ise ei otsusta mitte midagi. Jaa, tegema oma valiku. Jaa. See kõlab nagu mingite valimiste eel. Äkki see on riigipööre? Missugune pööre? Poliitiline muidugi. Neil seal üleval käib võitlus võimu pärast. Inimesed pandi oma kodudesse luku taha, et nad jalus ei tolberdaks. Meie peame ära otsustama, kas me oleme meie omade poolt või teie omade poolt. Telefon, need on õhkkonna pingestamiseks. Nii. No see kõik on muidugi väga tore, aga kes need meie omad ja kes need teie omad siis on? Vahet seal on. Nüüd vähemalt lüüakse mingi kord majja. Kes pannakse istuma, kes lastakse maha. Hakkaski kohe kergem. No kuidas ta siis kergem hakkas? Aga mõtle, kui meid lastakse maha või pannakse istuma. Mille eest? Kuule, kui nad teaksid, nad oleksid meid ammu juba. Äkki nad mõtlevad alles? No nad ju käskisid teha oma valiku. Järelikult me peame välja selgitama, kas nad on parempoolsed või vasakpoolsed. No inimkeeli ei oska rääkida või? Sa oled nagu tundrast tulnud. Parempoolsed, need on need natsionalistid. No ja vasakpoolsed, need on need kommud, Siis on need kommunistid. Riigipöörded olid nende leivanumber. Kas sa mäletad, kuidas nad 91. aastal seda augusti putši korraldasid? Mis tasa? Mina olen ka helge oleviku ja tuleviku poolt. Ja mina olin isegi kunagi pioneer. Mulle väga meeldis kanda seda osakest punalipust oma rinnal. Ja ma olen tänaseni komnoor, hinges. Kuule, mul on komsomoli piletki alles vedeleb kuskil. See tähendab, ma hoian seda nagu reliikviat paremate aegadeni. Äkki tulevad kunagi need ajad tagasi. Kas sa mäletad, kui hea elu oli nõukogude ajal?
tasuta arstiabi, haridus, madalad kommunaalmaksed ja toit. Mäletad, kui hea toit oli nõukogude ajal? Rõngassaiad. Rõngassaiad. Kilutomatis. Kilutomat. Ja sulatatud juust. Raisk, see oli nii sulad voolas ise leiva peale. Kuule, seltsimees, nüüd ma tean, me laulame nüüd ühe revolutsioonilise laulu. Neil läheb meel härdaks ja nad saavad meid vabaks. Laulame Varsjankat. Ei, laulame seda Särage ööd. Ma ei tea rohkem laule. Nii. Särage ööd, kui leekivad lõkked, meie pioneerid, tööliste lapsed, saabunud tamm-tamm meile nüüd. Alati valmis pioneeride hüüd. Raport üle on. Raport vastu võetud, seis 1-2. Ja nüüd me võiksime süüdata väikese pioneeri lõkkekese siia ja ära põletada need kompromiteerivad materjalid. Mida sa teed, see puhas porno ju? Ei ole. Ja tead, mis ma arvan? Ma arvan, need ei ole kommunistid ka. Aga kes siis? Tuleta nüüd meelde, kuidas ta sulle ütles. Kas ta ütles seltsimees või kodanik? Ei, ta niimoodi ta üldse ei öelnud. Kuidas siis? Ta ütles mulle proua. Proua ütles. Näed siis. Ja meie ajasime sellist jama kokku siin. Kui päris aus olla, siis nõukogude ajal oli see elu ikka viletsa võitu küll. Jah, nii kui tuletad meelde seda räimtomatis. Südale paha. Sulatatud juust. Südale paha. Saiad. Ja teksade hinnad. Mäletad, kui palju pidid meie vanemad vaeva nägema, et lapsed saaks üldse normaalselt riides käia, Hõuka aeg. Kuule, aga nüüd me peaksime mõtlema läbi rahvusliku imitsi. Rahvusliku imits. Imits. Rahvuslik imits. 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 Kuule, ega sul neid rahvusliku tikandiga T-särke juhtu siin kuskil olema? Mis sa arvad, et laibad tikivad mul siin ajaviiteks või? Nii naljakas. Pea nii sarkastiline olema kohe. Ma ainult küsisin. T-särke siis ei ole, jah? Ei ole. T-särke mis ei tee? Ei. Aga laul. Kas sa midagi laulda oskad? Laulda? Millist? No midagi sellist patriootilist. Oi, patriootilist ma vist ei tea, jah. Oi, kui kahju. Jah. No aga midagi sellist ehk rahvuslikku, midagi algupärast. Tean. Nii. Oskad? Nii, oled valmis? Ja. Teile esineb Surnukamber number 5, folkloori ansambel, muusika, rahvalik, sõnad, rahvalikud esitab, mis rahvas? Naisterahvas. Naisterahvas. Kui tuuleb valge laev, siis kaob kõik piin ja vaev ning enam poole punaste partei. Tasa, mida sa laulad? See ei ole algupärane. Seda teksti on nii palju juba muudetud vahel. Kuule, kas sa tantsid, oskad midagi? Jah. Tantsu. Nii, valmis, jah? Teile esineb Surnukamber number 5, rahvatantsu ansambel, kavaga tantsuline sült. Süüt. Na Macarena, na Macarena, na Macarena, hei Macarena. Oi, kuradi neetud radikuliit. See on mind nii ära vaevanud, ma ütlen. See on see istuv töö ja keldrikorrusel veel peale kauba. Persse see isetegevus, ma ütlen. Isetegevus ei kõlba ikka mitte kuhugi. Tead, mis põhiline on? Sugupuu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
Mis puutub siia sugupuu? Kuule, vägagi puutub. Mis su perekonna nimi on? Nadikael. Nadikael? See on mu mehelt saadud. Kus sa siukse mehe said? Kuule, kaua sa otsisid teda? Aga meie olukorras täiesti ideaalne perekonna nimi. No, tabatud on nii-öelda rahvuslik omapära. Kuule, aga mis on see neiupõlve nimi muidu oli? Magun. Ai, vaat see on halb. Miks halb? See on siuke taim. Rahvakeeli muun. Täpselt. Sellel on siuke narkohõng juures. Nad leiavad meid kohe ülesse. Oi. Ega sul seal suguvõsas neid juute või moslemeid ei olnud? Issand jumal, kas sa hakkad väga sügavale otsima neid või? Muidugi, nad pidid 7. põlveni välja minema ju. Mis sinu perekonna nimi on? Ai, see ei oma praegu mingit tähtsust. Kuidas? No mina võin laipa teeselda. Mul selle kohta näe pitsatiga paber ka olemas. Kuule, tead, laibaks võib saada palju pikemaajaliselt kui niimoodi. Oissan! Noh, Võta, tee nüüd selgeks, kas valged või punased. äkki ta aluspükste värvi ka teada või? Halloo? Noh, valged või punased. Kommunistid või natsionalistid. Ma ei tea. Aga ta ütles, et nad on ikka veel teel ja meil kästi olla valmis kõigeks. Võib-olla isegi kõige hullemaks. Kõige hullemaks. Mis saab veel hullem olla? Me olime juba surnud ja hullud. Elasime üle tuumasõja ja paar riigipööret. Mis saab hullem veel olla? Aga pane tähele. Selle kõik, mis sa siin ette lugesid, me mõtlesime endale ise välja. Ma enam ei suuda. See neetud teadmatus saab nii hulluks. Tead, ma olen valmis juba kõigeks, et siit pääseda. Oota, sa ütlesid kõigeks? Jah. Hea küll, võta riidest lahti. Mis sul hakkas? Katus sõidab lõplikult ja tagasi pöördamatult või? Ei, ma tahan ühe asja üle kontrollida, noh. No kuule, kas sa tahad saladuse lahendada või ei taha? Ole mureta, mu seksuaalne orientatsioon on täiesti normaalne. Jube külm. Ole mureta, varsti hakkab sul nii palav, et hoidku. Millest sa räägid? Kuule, aga su sellel viguril ei ole ju tõesti mitte midagi viga. No kõik tundub just omal kohal olevat. Ma ei tea, ma ei ole ka nüüd teab, mis modelli mõõtudes, aga ei lähe päevagi mööda, kui mõni tüüp mulle kusagil külge jääks. Kaua ma siin külmetama pean? Ai, võid riide panna. Nii. Tule, ma räägin sulle. Me siin mõtlesime jumal teab, mis asju välja, eks. Aga tegelikult on kõik täiesti lihtne. Sümpaatne eit. Ei, sina. Üksi. Ei, surnuid me ei arvesta praegu. Siin intiimses kõrvalises paigas. No, selles surnukuuris. Milleks maksta prostituutidele, kui võid panna ukse lukku, paar tundi psühhilist survet ja sa oled, nagu sa ise ütlesid, valmis kõigeks. Kust nemad seda teavad? Väga lihtne. Kõigepealt vaatasid, kuidas sa oma puusadega vänderdad. Siis vaatasid, kuhu poole sa neid vänderdad. Tead, ma ei vänderda oma puusadega. No siis nende teiste kehaosadega. Tead, ma ei vänderda üldse mitte millegiga. Küll sa näed, nad ilmuvad varsti välja ja sa veendud ise kõiges. Tead, see summutatud hääl oli tõesti natuke bandiidi hääle moodi. No näed. Siis meil ei ole valikut. Oissand jumal. Sa tahad tõesti, et ma... Muidugi ma ei taha, aga kui peab. Ei, mina ei suuda. Vaja põgeneda. Me ei saa ju siit põgeneda, uksed on lukus.
kurat, peitega pole kuskile, ma ütlen. Külmkambrisse, sealt nad leiavad niikuinii üles. No näed, siis meil ei ole valikut. Tead mis? Ma hakkan ennast kaitsma. Ma hakkan karjuma, kaklema. Ja muideks, ma võin neid ka politseiga hirmutada, sest mul on seal tutvusi. Issand, kui loll sa oled. Ajalehti ei loe vä? Telekat ei vaata vä? Nemad tulevad, ajavad oma asja vaikselt ära ja lähevad minema. Aga kui kuulevad vastuhakkamist ja kisa, siis panevad sulle sepavasaraga vastu pead ja valmis. Lükkavad su sinna külmkambrisse. Üks laip või ees või taga, nagu nii keegi ei märka. Kuidas ei märka? Meil on siin siiski range arvepidamine. Kas sul hakkab sellest kergem või? Kuule, parem pool tundi ebameeldivaid tundeid kui terve elu laibana. Ma ei tea, minu laiba kogemus oli küll väga väike, aga sellest täiesti piisas. No, saa aru. Ma pole kunagi niimoodi juhus. Ilma ettevalmistuseta. Kuule, ega sul hammast ei hakata välja tõmbama. Sa võid ju endale kedagi ette kujutada. Kuidas? Mismoodi? Mina ei tea. Mul oli kunagi üks niisugune lugu, et mingi tüüp hakkas mulle jälle külge ajama, eks? Nii, ja tuleb minu juurde ja ütleb, et tahad, ma teen sulle mõnu. Mina ütlesin talle, aitäh, mul on, kes teeb. Ja siis ta vastas selle peale, et aga sa võid teda selle tegemise ajal ette kujutada. Ma ei solvu. No, ja sa olid nõus. Lollakas oled vä? Ta isegi ei meeldinud mulle. No näed siis, kui ei taha, siis ei taha. Ma ei saa ju niimoodi. Kunagi ju peab alustama nende asjadega. Lõppude lõpuks uued kogemused ja aistingud ja ilma pisimagi süümetunnistust piinata, et sa oma meest petsid. Kuule, mis sinul sellest? Miks sa püüad mind praegu pehmeks rääkida? Kuidas, mis? Sa hakkad siin karjuma ja lõugama ja nad teevad ju mulle ka solidaarsuse mõttes otsa peale. Miks sa kohe häälestad ennast nii negatiivsele lainele? Need ei pea ju tingimata mingid gorillad olema. Võib-olla on väga sümpaatsed poisid. Kuule, sümpaatne leiab endale naise niigi. No igal ühel omad kiiksud. Äkki nad on grupitöö fännid? Oi jumal küll. Olgu. Inimene peab elus kõik ära proovida. Just täpselt! Issand, noh, kas võtad? Võta sina, sul on juba rohkem kogemusi. Halloo? Noh, kes see oli? Kas see oli see, mida sa arvasid? No mida sa hirmutad mind? Ütlen, mis see oli? Miks sa vaikid? Ma ei tea. Ta ütles, et nad mõtlesid ümber ja et nad ei tule. Kuidas ei tule? Ma ei tea, ta ei seletanud. Lisas vaid, et me võime ise valida, kas me jääme siia või läheme ära. Milline häbematu. Rebida kärbselt tiivad ja öelda, lenda kärbseke, lend. Kuule, kas nad vähemalt teavad, et me siin luku taga olema? Ma ei tea. Aga mulle tundus, et nad teavad meist päris palju. Võib-olla isegi rohkem, kui meie ise endast teame. Nojah. Me siis oleme alguses tagasi. Me ei tea, kes me oleme. Me ei tea, kus me oleme. Me ei tea, mis meiega toimub ja mis kõige peamine. Kes see kurat avab selle ukse? Oota, aga ta ju ütles, et me võime ise valida, kas me jääme siia või läheme ära.
katsu veel kord ust. palju või, me oleme seda küllalt juba katsunud. Palun viimast korda veel. Et su süda rahuldaks. Oi, mamma, valgus. Kas väljas koidab? Kell, vaata kella. See töötab, Vika, see töötab. Kas see kõik on nüüd lõppenud? Lõppenud? Ei, kõik alles algab.